kinnitame turvavööd, hoiame piibud ja prillid ja lendame Jaapanisse. Täna on minu vestluskaaslaseks Maret Nukke, kes on minu Jaapani autor ja üks tugevamaid Jaapani keele ja kultuuri spetsialiste Eestis. Võib öelda nii, mina olen sinu kirjastaja Epp Petrone. No tänan komplimendi eest, ma ei võta nagu endale seda au, no ütleme üks paljudest ja ka mitte ka väga paljudest ja mul on see au ja huvi, mul on tõesti nagu väga paljudel eestlastel kirglik huvi Jaapani vastu ja Jaapan on niivõrd mitmetahuline ja neid lähenemisnurke on palju. Mina kasvasin sellises maailmas, kus Jaapan tähendas eelkõige Hiroshima ja Nagasaki, siis aatomipommi plahvatusi ja kõike seda hirmsat, mis on nagu reaalsus ja mida tegelikult siis külma sõja lapsukestele siinpool raudset eesriiet palju presenteeriti. Ja minul on see tegelikult alati olnud kõige huvitavam Jaapanis ja kõige kurvastavam. Ja ma küsiksin sinult seda, et ilmselt sul on teatud arusaam sellest, mis toimub praeguse aja Jaapanis planetaarse ärevuse taustal. Sest me teame, et on suured rahutused, räägitakse aina laienevast sõjaohust ja eriti palju ei räägita sellest, milline on teema Jaapaniga praegu, et kas Jaapanis on suur sõjahirm ja ärevus, et nemad on tegelikult ju see rahvas, kes on, võib öelda mõnes mõttes, et kõige valusamalt saanud teises maailmasõjas vähemalt teatud linnakeste Hiroshima, Nagasaki näol tunda seda, mida tehnoloogia suudab. Ja samas vist on nende kultuuris seda oskust surma mitte karta ja seda kuidagi nagu rahukeelde tõlgendada. Aga nüüd mina olen piisavalt arutanud, ma annaks eksperdile sõna, et kuidas sina seda teemat kommenteeriksid. No kõigepealt võiks võib-olla alustada sellest, et kui nüüd rääkida sellest teisest maailmasõjast ja selle tagajärgedest Jaapanile, siis tõesti ma arvan, et need sündmused, mitte ainult need tuumapommitamised Hiroshimale ja Nagasakile, vaid ka üldse, kuidas nii-öelda liitlased ehk siis USA antud piirkonnas käitus ja mida tegi ja millest on väga vähe räägitud, et ma usun, et suur osa inimesi Eestis ei teagi näiteks seda, et sellele eelnes kuude viisi Tokyo süütepommidega lauspommitamine, et meie teame ainult, mida näiteks Londonis selliseid sündmuseid ja nii edasi, aga see, et sõja kaotaja poole tsiviilisikute kannatustest ei räägita, see on nagu tänapäeva maailmas ka üks fenomen, mis mind näiteks isiklikult väga häirib. Ja eriti kui tundes Jaapanit, siis ega siis Tokyo rahulikud elanikud, tavalised inimesed ei olnud nagu mingisugused kamikaze-piloodid või kes ründasid Pearl Harborit, et Tokyo pommitati maatasa, põles ära. Eks ju, et see Tokyo, mida me tänapäeval turistidena paljus külastame, see on ju praktiliselt teise maailmasõja järel üles ehitatud linn, millest on väga kahju, eks ju, et me ei näe sellist vanalinna nagu Tallinnas, kuigi ka Tallinn sai pihta, eks ju, alles oli märtsi pommitamise aastapäev jälle ja et unustatakse ära nagu sellised asjad, et ka Jaapanil oli ka tsiviilkaotusi väga palju ja näiteks mina, kes ma olen NO teatri uurija, olen nagu uurinud seda poolt, et mis siis NO teatri tegelastega näiteks said ka surma just nimelt sellest Tokyo pommitamises, suurkujud NO teatri näitlejad näiteks, millest on ju väga kahju ja mis peaaegu et päädis NO teatri surmaga nii-öelda. Teatrivorm oleks äärepealt katkenud, sellepärast et ei olnud enam tegijaid. Just, et näiteks sellised asjad jäävad täitsa mängust välja, aga nüüd kui tagasi minna selle ütleme
just nimelt nende aatomipommitamiste tagajärgede peale, siis sellest on ju noh, selle tagajärg ei ole mitte ainult see, et sellel hetkel sai surma üle 100 000 inimese, ka oli seal inimesi, mida ka väga palju ei teata, kes põgenesid pommitabamuse saanud Hiroshimast veel eluga Nagasakisse ja nii-öelda 2 korda pommiohvrid, mis on täiesti nagu inimlikult täiesti arusaamatu, neid inimesi on veel elus mõni. Ja need kannatused, mis järgnesid, eks ju, noh, et need, kes kohe surma said, võib-olla need olid, võib isegi nii imelikult öelda, õnnelikumad, ja võibki öelda, jah. aga need kannatused, mis järgnesid nendele, kes veel mõnda aega elus püsisid nende kohutavate haavade ja kiiritustõvega, et ka sellest nagu väga palju ei räägita või ei teadvustata endale, et Pluss tuleb see siis, läheme võib-olla natuke eemalt kõrvale praegu, aga see, et nad on ju rituaalselt ebapuhtad, et absoluutselt, nad tegelikult on ka kogukonna poolt see on välja lükatud. tänapäevani Et niimoodi, isegi kui see ei olnud mitte sina ise, aga sinu isegi teise põlvkonna rohkem veel tänapäevalgi. et see on ikkagi märk, et kui sul on olnud Jah, siis jah. Et pommitamises osalemine. jah, Aga kas see on just nimelt nende noh, ütleme siis tuumapommide kohta või see on ka lihtsalt no uus laine täna, kusjuures täna, kui me räägime seda juttu, siis on täpselt 2011. aasta nii-öelda kolmikkatastroofi, nagu jaapanlased seda nimetavad, ehk siis maavärin, tsunami ja tuumajaamade plahvatused ehk siis tuumakatastroof, selle aastapäev täna täpselt hommikul see toimus. Nii et aga kas see tegi ka rituaalseks? Just, mitte rituaal, see ei ole nagu rituaalne, see ei ole rituaalne, see on inimeste, ütleme, see on need, kes kokku ei puutunud, ebausk. Need ei soovi näiteks nende inimestega absoluutselt, et selleni ma tahangi jõuda, või isegi samasse ruumi minna, mitte abiellu astuda, vaid nad ju samamoodi sealt piirkonnast, tuumajaama piirkonnast ju deporteeriti neid inimesi alguses varjupaikadesse ja siis hakati nagu nii-öelda Jaapani lääne ja meie mõistes nagu meie vaatame nagu Lõuna-Jaapanit, aga nende jaoks on Jaapan jaotatud ikkagi Ida-Jaapan ja Lääne-Jaapan. Et sinna allapoole, Tokyost allapoole, lapsed pidid ju kooli minema, inimestel ei olnud elukohta ja need, kes siis olid seal tuumakatastroofi piirkonnas, siis nendesse samamoodi suhtuti täpselt nagu Hiroshima ja Nagasaki ohvritesse. Kas see siis tähendab seda, et ei taha samas ruumis? Mitte samas ruumis, vaid nendega ei taha inimesed mingid näiteks sellised täiesti ebareaalsed hirmud, et samu sööginõusid kasutada, nagu see oleks mingi nakkav, et tänapäeval võiksid ikkagi inimesed teada või samu tualette kasutada või üldse nagu lähemalt kokku puutuda, et teine äärmus on nüüd see, et ma arvan, et tuleb sama asi nende näiteks noortega, kes hakkavad abielluma või tööle minema, siis samamoodi nagu need hibakushad ehk siis Hiroshima ja Nagasaki ohvrid, et nendega ei taheta abielluda, tööandja ei taha tööle võtta, sest äkki tal tekib sellest vähk ja ta sureb kohe ära. Sellised absurdsed, nagu see tuleb tegelikult rumalusest, see ei ole millestki muust. Ja tegelikult siis ikkagi me räägime sellest samast planetaarsest ärevusest ja hirmust lihtsalt Jaapani moodi. No ma ütleks, et see on selline varjatud asi, mida kindlasti turiste ei märka ja ei näe, eks ju, et sellest sa võid, seda on päris palju uuritud, ma mõtlen ka juba seda nagu antropoloogiliselt. Just nimelt, et sellest saab lugeda, kellel on huvi muidugi teadusartikleid lugedes, et see tabloididesse tavaliselt aga tegelikult ka minu Jaapani raamatut saab lugeda, sest see teema on sul seal raamatus ka sees, et kuidasmoodi on nagu see stigma seotud juba alates Hiroshimast. Ja et kui sa juba nagu tõid sisse, et see ebapuhtus, et see, millesse ebausk või selline isegi ebamõistlik nagu selliste inimeste kartus nagu millest see tuleneb, siis see algpõhjus on ikkagi selles šintoismis, et seal on tõesti nagu kõik, mis on nagu
must räpane veresurma, noh ja nüüd uuemal ajal ka siis ütleme viirustega seotud, näiteks Shintos on olemas ka haiguste kami või jumalus, eks ju, mis on väga iidne, aga see on lihtsalt seostunud järjest uutel põlvkondadel mingite, näiteks viiruse jumalat küll ei ole, kuigi selle Covidi ajal nagu internetis, näiteks Twitteris, nemad kasutavad Twitterit hästi palju, eks ju, või siis nüüd on ta X, eks ju, et seal näiteks levisid noh, sellised nagu viiruse jumal oleks nüüd nagu oma haarmed kuskile üle Jaapani sirutanud, eks ju, et sellist ebausku see noh, põhjustab, aga algpõhjus on see, et minu meelest, kus see Shintosse tuleb, et ikkagi Jaapanis on vaja hoida puhtust, et elus püsida. Sest et kliima on niiske palav valdavas osas Jaapanis. Näiteks suviti on väga tavaline, on mürgistusjuhtumid toidust. Toitu sa ei tohi Jaapanis niimoodi, nagu meie võib-olla laeme nädalaks perekonna jaoks külmkappi täis, teeme ühe suure ostu. See rikneb, isegi külmkapis on oht, bakteriaalne oht. Kraanikaussi kõrvale ei hoita nõudepesunuustikut niimoodi, see on täiesti bakterite kasvulava Jaapanis, on ju. Ei tohi niisugust asju teha. Ja nii palju on mürgistusi, näiteks piimamürgistusi suviti. Ta läheb lihtsalt halvaks. Ja sellest tuleneb ka see, miks neid toiduaineid nii hirmsasti pakendatakse. Selge. See on kõik sellega seotud, et see ebapuhtus, mis on nüüd religioosne, eks ju, või mitte nüüd, vaid selles iidses maailmapildis religioosne, et sa pead kogu aeg olema puhas ja kui sa ei ole puhas, see ei ole mitte ainult ka nendel füüsiline mustus, millest tuleb hoiduda, et näiteks Shinto pühamusse sisenedes sa pead spetsiaalses sellises vee niisuguses reservuaaris rituaalselt, mitte pesema seal seebiga käsi, vaid rituaalselt loputad oma käed ja suu puhtaks, on ju. Et need kõik tulenevadki sellest, et see on täiesti ratsionaalne põhjendus, ütleme nii, nagu on juutidel on koššer, on ju. Või ka ratsionaalne. Absoluutselt, see on ratsionaalne põhjendus, selles piirkonnas nii peab käituma, aga nüüd, et see on nagu üle kandunud sellisele täiesti metafüüsilisele tasandile ja tänapäeval eriti, kus inimesed peaksid ikkagi nagu teadma, et kiiritustõbi, isegi kui inimesel on mingi selline kahjustus tekkinud, on ju, siis see ei ole nakkav või veel vähem toidunõudega või isegi tänapäeval me teame, et niisugused väiksed doosid nagu seal 2011 inimesed ikkagi said, need ei olnud suured doosid mitte mingil juhul, kes isegi sealt sai midagi, siis see ei pruugi üldse mitte kuidagi nagu vähemalt lähimate aastakümnete jooksul isegi märku anda. Aga kuidas me nüüd tagasi tuleme selle sõjahirmu juurde, et kuidasmoodi see sõda ja võib-olla edasi surm nende maailmapildis on, et väga huvitav oli mul teada saada, et on olemas spetsiaalsed äkksurma poole palvetamise templid. Ja mulle tuli meelde, ma olen ise õppinud mõnevõrra Tiibeti budismi ja sealt budistlik lause, et tegelikult sa terve elu valmistud õigeks rahumeelseks surmahetkeks, et sa oleksid surmahetkel selles õiges seisundis, mis ei ole enam üldse see surmahirm, vaid pigem selline nagu mõnus kulgemine, et see surm võib iga hetk tulla. Et kuidas Jaapanis selle budistliku mõjuga on? No üldiselt juba päris ammusest ajast, ütleme niimoodi, et see algus võib olla isegi juba seal 16. sajand, kus hakkas ikkagi, kus oli juba täiesti nagu selline sümbiootiline Shinto budismi põimumine toimunud. Nii et see tänapäeval, kui me räägime, kui näiteks rääkida Jaapanis, et kes on budist, on ju, siis mina tahan alati, ka Eestis ma tahaks küsida inimese käest, kui ta ütleb, et ma olen budist, siis ma tahaks küsida, milline koolkond
jah, sest et ka budismi on juba nagu 4 suurt haru ja Jaapanis on levinud nii-öelda see Mahajana budism on ju, mis on absoluutselt teine asi, mis on mujal, ütleme Indias või kuskil mujal, eks ju. jah, Et juba sellest alustades ja kui jaapanlane on tõsimeelne budist, sest et ütleme, räägime kohe selle ära, et nii Shinto kui niisugune budism kui jaapanlane tavaliselt on mõlemat, kui tehakse niisugused religiooniuuringud, nagu meilgi tehakse, aga inimesed panevad meil tavaliselt ikkagi ühe religiooni, ükskõik mis ta on, siis Jaapanis on tehtud neid uuringuid ja neid on tehtud juba ikkagi aastakümneid ja tulemus on ikka sama, et šintoiste on 90% ja budiste kuskil 70%. järelikult kattuvad, jah. Just nimelt ja religioossete inimeste hulk, kui need kokku panna, on 2 korda rahvaarv, et see ei ole nagu normaalne, eks ju, rahvast ei saa rohkem olla 2 korda. Ja kuidas nad siis suhtuvad sellesse ärevasse maailma? No ütleme niimoodi, et ega ma ei oska nagu jaapanlaste niimoodi pähe näha, kuidas iga indiviid suhtub, aga ütleme sellised suurkatastroofid nagu ka see 2011 toimunud maavärin tsunami, et siis ma mäletan, et võis näha uudistesaadetes, mitte ainult Eestis, aga üle maailma, et kuidas need inimesed küll on nii rahulikud, on ju, ja nii edasi. Pärast niisugusi suuri läbielamisi sa oled kõik kaotanud, on ju, võib-olla perekonnaga kaotanud, eks ju, ja pidanud põgenema oma harjumuspärasest elukeskkonnast ja sellest kohast, kus sa oled elanud, sellest paigast, eks ju. Siis tegelikult see päris ei vasta tõele, et lihtsalt jaapanlased ei väljenda oma emotsioone niimoodi, ütleme näiteks nagu Araabia maades, ütleme moslemimaades, et naised kiljuvad ja ägavad ja peksavad pead vastu maad või ühesõnaga lein kui selline väljendub kultuuriti erinevalt. See on see põhjus. Jaapanlased ei väljenda, nad võivad oma kodus võib-olla nutta kuskil nurgas, isegi mitte perekonna ees. See ei tähenda, et seda ei ole. Lihtsalt need filmikaamerad, kes seal kohapeal siis olid, uudistekaamerad, tabasid inimesi, kes niimoodi lihtsalt nagu pead longus, seisid kuskil abijärjekorras, eks ju, ka hästi. Nemad on tsiviliseeritud inimesed ikkagi. Jaapanis valitseb ühiskonnas kord. Mitte niimoodi, nagu me näeme, ütleme kas või võisime näha nüüd alles hiljaaegu Gaasas, et kui abipakkidega auto tuleb, siis ronitakse üle laste ja trambitakse naised jalge alla ja sellist asja Jaapanis ei ole. Et lihtsalt ongi, kultuurid on erinevad. See ei tähenda, et ei oleks surmahirmu, see ei tähenda, et ei oleks leina, see ei tähenda, et tragöödia ei puudutaks. Et see, et Jaapanis ei ole kombeks, tegelikult ei ole viisakas näoga üldse nagu mingeid grimasse teha üldse. Sama asi nagu kätega vehkimine on hirmutav jaapanlastele, et kui te Jaapanis olete, püüdke palun oma Eesti inimesed oma käed taskus hoida, kui te olete väga suured žestikuleerijad. Ma olen käinud eestlastega Jaapanis. Näiteks saata Jaapanisse, siis et see kõik on hirmutav, et see selline rõkkav naer. Aga üldiselt sa oled märganud, et Eesti žestid ja eestlased näoilmed on jaapanlaste jaoks liiga palju. Ikka. Seda kõik on liiga palju ja eriti ütleme sellised nagu äkilised nagu miimilised muutused näos, et see tekitab segadust, sest et jaapanlased ikkagi nagu ma räägin nagu niimoodi, et mitte kui sõpradega minna välja õllele. See on hoopis teine situatsioon Jaapanis. Kui oled juba sõber. Just nimelt väikse seltskonnaga tavaliselt nad on ka privaatses ruumis, ehk siis, et ei häiri nagu teisi. See on ka erinev, et meil ikkagi lääne kultuuris on kombeks, et läheme restorani ja kui meie laudkonnal on väga lõbus, siis me naerame rõõmsalt ja me ei tee üldiselt välja teistest, et see on nagu meie ilma seinadeta oma ruum, aga Jaapanis on ikkagi teisi inimesi ei häirita, ei tänaval, ei ühistranspordis,
ega kuskil mujal ja see on lihtsalt nagu kultuuriline eripära. Nii et kui me läheme nüüd tagasi sinu küsimuse juurde, ja see mul on algne nagu küsimus, narrama algne surma ja küsimus sõjaga oli see ja hirmuga. pokkuri sii on nagu see pokkuri sii ja käkksurm on ju. Jaa, Et jaa. sellised templid on olemas ja need ei ole mingisugune nagu viimase aja mingisugune nähtus. Et need on alati olemas olnud, need ei ole massiliselt ja loomulikult noh, et kui me nüüd jutume Kas need on siis šintoistlikud või budistlikud et templid selle või eelnev segu? jutt oligi nagu selleks mõeldud, et üldiselt jaapanlased ei ole religioossed, et see on meie ühisosa jaapanlastega, eestlastel. Meie ei ole ka maru religioossed, nendel on see kombetalitus. Nii nagu meie käime jõulude ajal kõik enam-vähem kirikust läbi, isegi kui me ei ole luterlased või ei usu midagi või usume mingeid puid või hoopis midagi kolmandat, siis samamoodi jaapanlased käivad rõõmsate sündmuste puhul, Shinto pühamus, lapse sünd, pulmad on Shintos ja nii edasi. Ja kõik, mis on halvaga seotud surmaga, aga ka haigustega, siis selline tõsi budistlik jaapanlane, tema kutsub raske haiguse korral endale preestri, budistliku preestri mantraid lugema. Ja matused on üldiselt kõigil jaapanlastel ikkagi, no enamusel on ikkagi budistlikud matused. Nii et Shinto ei tegele surmaga, ütleme nii. Shintos hing, nemad tegelevad nii-öelda selle kamiga ja inimesel on ka surematu hing, tamashii, mis ei suregi. Niisiis Shinto ei tegele surmaga, sest et see on kogu aeg nagu ringkäik. Inimese keha võib ära surra. See on seotud ikkagi budismiga rohkem ja need on ikkagi sellised tõsibudistlikud ja vanemad inimesed. Et seda on ka uuritud, et nii nagu igas muus kultuuris, mida vanemaks inimene saab, seda rohkem tema hakkab ikkagi nagu teispoolsuse peale mõtlema. Et kuidas see töökond mul siin lõpeb. Aga ma küsiksin nüüd enesetappude kohta, et on mul statistika uurimata, aga selline eelarvamus on, et no paljudest kohtadest on see tulnud näiteks Murakami romaanidest, et siiski enesetapp kultuuriliselt aktsepteeritud ja levinud rohkem kui paljudes muudes kohtades. Selle kohta võib öelda nii, et meil see enesetapu stigmatiseerimine isegi sel määral, et sellest ei räägita, ehkki peaks rääkima. Perekonnad peavad häbiasjaks või pigem, pigem läänes on see üldiselt. See tuleneb meie kristlikust päris, ühesõnaga patust. Enesetapp oli patt, enesetapp ja ka Eesti traditsioonis ei maetud kirikuaeda, eks ju, pühitsetud mulda nii-öelda. Ja sellest tuleb see. Jaapan ei ole kristlik maa. Kristlasi on seal 2%, katoliiklasi. Mingi luterlus seal ei eksisteeri. Järelikult nendel ei olegi nagu seda olnud, et seda stigmatiseerimist religiooni tasandil. Enesetapp on olnud, ma ütleks isegi pikaajaline kultuurifenomen. Kõik me teame ju seppukut või nagu harakirit, eks ju, nii nagu läänes öeldakse. Aga tegelikult ei ole hea sõna. Ei ole, loomulikult, see on kõhu lõhki lõikamine. Ei, ma mõtlen sõna ka. See tähendabki, märgid on samad. Kui sa kirjutad nagu jaapani keeles, siis märgid on samad. Hiina märgid 2 tükki on samad. Aga lugemisviis, see harakiri on nii-öelda Jaapani lugemisviis. Ja see on vulgaarne. Kõhu lõhki lõikamine. Kui sa loed harakiri neid märke, siis on kõhu lõhki lõikamine. Kuidas see kultuurselt öelda siis? Seppuku. Seppuku on rituaal, oli samurai rituaal ja see oli nagu nii-öelda ka õigus. Et tavaliselt niisugusel põlluharijal ei olnud õigust seppukut sooritada üldse. See oli ühe teatud ühiskonnaklassi õigus ja sellel oli väga palju põhjusi. Ma ütlen, see on väga reglementeeritud.
asi. Noh, ja ka minnes sealt edasi samal ajal, et kui öelda, kui palju nagu ajal, noh, ma olen oma bakalaureuse töö kunagi kirjutasin Jaapani enesetappudest, et siis ma uurisin seda asja ikkagi väga põhjalikult, et ka neid ajaloolisi enesetapu vorme, ma ei räägi viisidest, on ju, ma räägin enesetapu vormidest, ka neid rituaalseid on olnud väga palju. Rituaalne kaksik enesetapp on meil olemas, aga millal see siis levis? Ei no see levis rohkem kuskil nii 17. sajand, 19. sajand seal vahemikus ja see on hoopis nagu teise asjaks, see ei ole üldse samurai kultuuriga seotud, see on linnainimestega seotud ja rohkem neokonfutsianismiga seotud ehk siis mitte religioosne, vaid ühiskondlik nähtus pigem. Ja see ja noh, seal on veel nagu selliseid asju, mida näiteks ma praegu uurin rohkem sellist nagu jällegi Eestiga natukene seonduvat asja, mis Jaapanis on olnud ajalooliselt ja nüüd ma leidsin, et ka Eestis on näiteks Jaapanis obasute nimetatakse ehk siis vanade inimeste viimine mägedesse surema. Selline komme, millest on väga vähe teada. Nüüd ma hiljaaegu leidsin, et ka Eesti kultuuris oli. Meil muidugi mägesid ei olnud, aga metsa. Et ma nagu uurin, et see on väga huvitav nagu ühendus jällegi, et vähe sellest, et meil on nagu Shinto religiooniga praktiliselt sama asi väga olnud. palju sarnasusi. See on praktiliselt üks ja sama, mida ja mina ütlen seda, et saami kultuuris on see samamoodi. Vana naine jäeti maha ja ta ei pannud seda üldse ka pahaks, sest et ta teadis seda. Jaapanis oli see jällegi rituaaliks välja arendatud, aga Eestis tundub ka, et sellist folkloori on ja see on päris huvitav, jälle ühendus, aga nüüd tulles nagu hüpates üle sajandite, tänapäeval on näiteks Jaapanis on veel väga palju selliseid enesetapu vorme, näiteks interneti enesetapp on ju, millest on viimastel paaril aastakümnel ka selles mõttes, et otse ülekandena? Ei, mitte seda. Seda nimetatakse interneti enesetapuks sellepärast, et inimesed ei taha üksi sooritada enesetappu ja nad otsivad täiesti võõraid, on sellised spetsiaalsed foorumid, kus saabki nagu oma väikestesse jututubadesse koonduda, kus inimesed otsivad endale enesetapu kaaslast. Nad isegi ei tutvu, nimesid ei küsita, millega inimene tegeleb, miks seda ei küsita. Lihtsalt otsitakse sobilikku kaaslast, arutatakse seal enesetapuviisi üle, lepitakse kokku, üüritakse selleks tavaliselt mingi pind, lepitakse, ehk see kõik toimub internetis. Ja siis lõpuks saavad füüsiliseks kokku. Saavad füüsiliseks üheks hetkeks kokku, et mitte surra üksi. 2, 3, 4 inimest. Võrd õõvastav ja samas inspireeriv, põnev teema. Jah, et ma ütlen, et Jaapanis on, või siis näiteks ütleme, enese surnuks töötamine on ju, mis on jällegi nagu Jaapanis. See tuleb meil Eestis ka hästi välja. Aga see on nagu spetsiaalne, ütleme juba nagu enesetapu vormiks tunnistatud, on seadused, mis on seadustanud, et seda ei juhtuks. Näiteks tööandjatel on viimase 10 aasta jooksul reglementeeritud, et ära hoida neid, sest et on olnud juba positiivse tulemusega lõppenud kohtukeisse ehk siis perekonnad on kaevanud suurettevõtte kohtusse ja on saanud sealt valuraha. On tõestatud ära, et ettevõte lõi sellise töökeskkonna ja sundis inimest nii palju töötama, et ega see enesetapp ei ole nagu selles mõttes, et inimene midagi tegi endaga, vaid see võib olla ka infarkt, insult, mida iganes. Mina arvaks, et see on Ameerika mõju, võid ümber lükata, aga see, et igaühte saab kohtusse kaevata, on täiesti ameerikalik ja minu eelarvamus Jaapani suhtes on see, et pigem on selline kõrvad-lidus edasiteenimine, süsteemi kohaldumine, kollektivism ja mitte kohtusse kaevamine. Kas
näed siin mingeid Ameerika mõjusid ei, või ma ei näe, et see on et see on ikkagi, ma olen alati arvanud, et Jaapan tegelikult on selline väga huvitav ühiskond, mis teebki ta nagu uurimisobjektina väga huvitavaks. Et ta ei ole kindlasti selline kollektivistlik ühiskond, mida me võime näha näiteks Hiinas. Need on täiesti erinevad asjad. Jaapan on, ma ütleks, individualistidest koosnev kollektivistlik ühiskond ja see on väga keeruline tegelikult. Seda on ka väga keeruline seletada, ehk siis üksikisiku tahe ja oma nagu mina on väga selgelt olemas, aga see on teatud põhjustel ja teatud viisidel inimene ise on eristanud selle ühiskonnast, eks ta teadvustab seda, et see struktuur, kus ta peab toimima, on kollektivistlik, aga temal endal on väga suur nii-öelda ego seal taga. Ja nüüd selle nagu ja sealt tulevad ka väga paljud Jaapani ühiskonna probleemid, ma arvan, et kui oleks nagu tõeline selline kollektivistlikus vaimus grupi ühiskond, siis ei oleks nii palju probleeme. jah, siis oleks lihtsalt funktsioneeriv sipelgapesa. Just, aga nemad ei ole sellised, ja sealt tulevadki näiteks, kui ma neid kunagi oma ülikooli lõputöös uurisin neid enesetappe, siis ma otsisin ka nagu seda, et et kas on siis altruistlikud enesetapud, mida võiks nagu arvata, kui pealt näha, aga neid põhjalikult analüüsides erinevaid suitsiidivorme jõudsin järeldusele, et need kõik tegelikult võib olenevalt vaatenurgast klassifitseeruda egoistlikeks. Ehk siis tegelikult on ikkagi see indiviidi enda mingi tahe, motivatsioon või selle puudumine on see põhjus, mitte nagu, et ma kellegi millegi hüveks heaks, isegi võttes teise maailmasõja kamikadze piloote, et kui neid lugusid ikkagi, mis on raamatutena juba ilmunud, kui neid lugeda, siis sealt ikkagi näeb neid individualistlikke isiklikke motiive ka virvendamas, et see ei ole mitte niimoodi, et keisri nimel ja pimesi ja ühiskonna heaks, et see on lihtsalt see pealispind, mis ühiskonnas tol ajal kõlas, aga tegelikult on ikkagi, jaapanlased on väga tugevad, üksikisikuna väga tugevad indiviidid, mina arvan niimoodi, et lihtsalt indiviididest koosnevad grupid ja kuidas see grupp hakkab, need väikestest gruppidest koosnebki ühiskond, et väiksed grupid on võimelised nii-öelda neid indiviidide eripärasid tasandama või isegi tasalülitama. Väikseks grupiks nimetatakse 5-7 inimest on need, millest ka töökollektiivid koosnevad. Ja samas koosnevad. on vaja teha selliseid ühiskondlikke kokkuleppeid. Just. Ma hüppaks nüüd sellisesse ajastusse, nagu oli pärast sõjaaegsed aastakümned, kui hakati ehitama neid tuumaelektrijaamasid ja kui sa nagu vaatad, et tegelikult on see suur risk maavärina aktiivsesse piirkonda neid niimoodi rajada ja ma olen aru saanud, et tegelikult see oligi ka nii, et rahvas mingil hetkel oli tänavatel, nad ei tahtnud neid jaamade ehitamisi. Et mis sa sellest tead, et kuidas see siis ikkagi kokkulepe saavutati, ehitati kuni aastal 2011 juhtus katastroof? No ütleme niimoodi, et see, mis nüüd täpselt siis 15 aastat tagasi juhtus, selline natukene nagu juubelihõnguline aastapäev on täna. Jaa, juhuse tahtel, just täpselt 15 aastat. Et see oli ikkagi väga erakordne asi, ütleme niimoodi. Et tegelikult lihtsalt siia taustale öeldes, et kui jaapanlased on tuntud selle poolest, et nad arvestavad väga palju igasuguste turvariskidega, et kui me näiteks vaatame kas või seda, kui palju väga suur osa maavärinatest toimub Jaapanis, üldse maailma maavärinatest. Jaapanis praktiliselt iga päev väriseb kuskil midagi. Kas seda inimene tunnetab või ei tunneta, see on teine asi. Nüüd me teame ju, et Jaapanis tavaliselt isegi mingi 6-7 palline maavärin ei too hukkunuid kaasa. Mujal võtame kas või Hiina massiliselt hukkunud sellise amplituudiga maavärinas. Miks? Sest jaapanlased on oma hooned, taristu ehitanud üsna maavärina kindlaks. Nii on ka nende tuumajaamadega, ega need ei ole nagu mingid, ta on selles mõttes maavärina ohtlik piirkond, aga seda, et seal oleks võetud nagu ülemäära riske, seda ei ole.
aga samas rahvas oli tänavatel ja sellele no oli vastuseis. see oli nagu kohe, eks ju, pärast sõda. Mõtleme selle peale, et kuni 1952 kestis Jaapanis okupatsioon, millest ju ka väga vähe räägitakse. Liitlaste okupatsioon, mida viis läbi Ameerika. Ehk siis ameeriklased valitsesid Jaapanit. Nii. Nüüd nemad muidugi, noh, Jaapaniga muidugi veel seda selgituseks peab ütlema, et energiaressursse on väga vähe. Ei ole suuri jõgesid ehk hüdroenergiat ei saa. Ei ole ka võimalik mingeid sellised tohutuid maavarade ladestusi neil ka ei ole, et nad ka kaevandaksid mingit sütt või sütt ei ole seal, see on ikkagi vulkaaniline pinnas, eks ju. Et neil ei ole nagu energiat, sellepärast oli nagu ainukene, kuna hakkas toimuma ikkagi ülesehitustöö, Jaapani ülesehitustöö pärast teist maailmasõda, juba okupatsiooni ajal, eks ju, ja arendati tööstusi, siis need vajasid ju energiat, aga seal ei ole energiat. Ja tol ajal me ei rääkinud veel tuulest või päikeseenergiast, eks ju. Niisiis see oli natukene nagu ikkagi ameeriklaste kampaania ja et seda nagu see alguses nagu sellele tuli taha muuseas ka Jaapani popkultuur, anime näiteks, oli selliseid multikategelasi, selliseid nagu meil oli umbes samal ajal, mõtleme, meil oli Aatomik, nendel oli ka selline Atomipoiss ja et niisugused nagu see popkultuuri fenomen, mis hakkas ka siis nagu nii-öelda tõusma, eks ju, see rakendati kõik selle kampaania ette, et rahvast nagu meelitada, aga siis toimus tagasilöök, see kõik nagu läks väga hästi juba. 1954 toimus selline halb asi, et ameeriklased katsetasid oma tuumapommi, ma enam ei mäletanud, mis selle atolli nimi oli, Vaikses ookeanis ja Jaapani üks kalalaev oli kogemata seal piirkonnas, ehk siis ei teavitatud ja kogu see meeskond sai kiirituse, seal oli ka hukkunuid ja vot see tekitas selle vastuseisu nüüd ka kogu sellele tuumaenergia projektile, nende tuumajaamadele, sellepärast et ikkagi konkreetselt olid tsiviilisikud saanud kannatada jälle nagu ameeriklaste tuuma alles nagu nii lühikese, kuigi see oli hoopis teistsugune intsident, aga see intsident on väga nii-öelda seda nimetatakse Lucky Dragon intsident ehk siis õnneliku draakoni juhtum, eks ju, see laeva nimi oli Õnnelik draakon, mis sattus sinna piirkonda ja sealt tekkis see vastuseis tõesti. Et lihtsalt vastuseis tuumaenergiale. Üldse, kuna see on ohtlik, eks ju, inimestele ohtlik. Aga see ikkagi nagu selle popkultuuri niisuguse lainel ja suure kampaania korras ikkagi tehti see selleks ja muidugi ma ütlen, et riiklikult oli ju vajadus, sest et muidu ei oleks ju... Ütleme, et see toimus nii ratsionaalselt, et oli võimalik inimesele ratsionaalselt selgeks teha, et meil ei ole muud ressurssi ja samas selline nagu emotsionaalne. Ja kui hakkas juba 1960-ndatel see Jaapani majandusime peale ehk kõik inimesed said tunda, mida tähendab nüüd see kasvavas tööstuses see rikkus ja see, et sealt me ju teame neid Jaapani turisti ja need hakkasid ju käima ümber maailma ja need olid rikkad turistid ja neil olid Canonid ja igasugused uhked fotoaparaadid, mida keegi polnud näinudki, viimase mudelid on ju kõik. Et nendesse selline jaapanlase kui rikka turisti kuvand hakkas ka nagu sellest hetkest kerima. Ja kogu see majandusedu, eks ju, mis lõpuks lõppes siis seal 80ndate aastate lõpus sellise majandusmulli lõhkemisega, eks ju, et see kestis ikkagi väga pikalt. Ja see on kõik, ütleme nii, et tänu tuumaenergeetikale, sest jaapanlastel ei ole midagi muud võtta. Ja huvitav on nüüd see, et Jaapanil ei ole ressursse looduslikus mõttes ja nad kaotasid suure sõja. Ja praeguseks hetkeks on võimalik öelda, et enam-vähem terve maailma rahvastik vaatab huviga, käed
pikalt, mida Jaapani kultuur neile pakub, väga erinevaid mõjutusi tuleb igale poole siis nagu erinevatesse kihtidesse, eriti noortele. Kuidas see küll niimoodi on läinud, et Jaapanist on saanud selline ülioluline kultuuriline mõjutaja? No kõige lihtsam oleks sellele vastata niimoodi, et eks see põhjus on ikkagi esiteks kultuurilises omapäras. Ehk siis, kui me vaatame ka Aasiat, siis Jaapan on sellest eraldi, see on saareriik. Saarekene, seal ei ole saarestik ja Just, et nad on ja tänu sellele nad on olnud ikkagi saanud nagu omaette toimetada ikkagi seal paar tuhat rohkem aastat, eks ju, kus me nagu teame seda rohkem nagu sellist kultuuri ja tsivilisatsiooni ajalugu Jaapanis. Ja eks see selline omas mahlas käärimine ja siis vahepeal külaliste vastuvõtmine kuskilt mujalt ja nendelt õppimine ja siis jälle selle marineerimine enda sees ja teisendamine ja sulandamine, see on teinud selle omapärase kultuuri ja see on põhjus, mis huvitab teisi. Et eriti kui mõelda seda, et siin Jaapani ajalooraamatutes ja üldiselt ka on levinud nagu selline müüt, ma ütleks, et Jaapan oli ju 250 aastat suletud, et sellepärast, et kui siis lõpuks 19. sajandil nii-öelda uksed lahti kisti ja siis lääne kultuuri mõjud sinna sisse voolasid, et siis nad nagu läks muidugi natuke aega ennem kui läänlased said aru, et ka see kohalik kultuur on midagi väärt või et see on huvitav, et see ei tulnud nagu mitte kohe, eks ju, see arusaamine. Et mindi ikkagi niimoodi jalaga uks lahti ja majandushuvid olid põhilised, eks ju, mitte kultuurihuvid, aga vaikselt ja tänu teatud isikutele, konkreetsetele isikutele sai see võimalikuks, et märgati nagu seda omapärast kultuuri, hakati seda nii-öelda esile tõstma, putitama, välja tooma ja eriti siis pärast teist maailmasõda see popkultuuri tõus, ega see popkultuur ju ka, ütleme näiteks see, millel praegune põhiline noorte huvi on ikkagi anime ja manga, et ega siis manga ei ole mingisugune eelmise sajandil tekkinud nähtus selles mõttes, et ka sellel on pikk ajalugu Jaapanis, millest see on tulnud, ütleme isegi võib neid mangalikke teoseid juba näha 12. sajandi pildirullidel. Kas mangalik tähendab siis seda, et on hästi palju pilti? Mitte ainult pilti, vaid et piltidega luuakse narratiiv. Ei ole üks pilt, vaid jutustatakse lugu piltidega. Et olid need pildirullid, makimono 12. 13. sajandil, loo sisu ei olnud võib-olla veel selline, nagu me mangades näeme, aga ikkagi nagu ajalooline, näiteks ajaloosündmustest, mingisugustest lahingutest või mingite kuulsate isikute elulugudest, aga ikkagi narratiiv, piltidega narratiiv. Aga juba 18. sajandil, kui tulid ukiyo-e gravüürid, siis võime näha juba täiesti selliseid mangalikke nii-öelda narratiivsarju, kus ongi nagu pildid ja nagu sealt lähebki edasi ja teksti praktiliselt ei ole. Näiteks on siuksed nahkhiire samurai, kus on nagu loomad või siis on ka kasside sarjad, on ju, kus on riidesse pandud loomad ja tegutsevad nii nagu inimesed. Ja need on väga siuksed humoorikad, et ta nagu hakkaski sellest pihta ja see kõik lihtsalt arenes edasi ja tulid filmivõimalused. Jaapani esimene animatsioon jääb ju ka sinna 20. sajandi algusaastatesse, nii et sellel on väga pikad, et see, kuni ta jõudis nagu sellisesse vormi, mis on nagu tänapäeval selline populaarne, mis ei ole nagu eriti kuskile selles mõttes nagu arenenud oma vormilt, vaid sisu ja teemad on väga palju, et ega meil siin Eestis ka nii palju, kui ma noorte käest tean, et on ikkagi väga siuksed teatud žanrid mangadest on levinud üle maailma noorte seas, aga Jaapanis on näiteks ka spordimanga žanr terve,
näiteks pesapallimangad ja nii edasi, et neid on nagu nii palju neid žanre juba. Ehk siis see fenomen on ka see, et miks ta on nagu välismaal populaarne, on see, et ta Jaapani sees on nii mitmekesine see popkultuur, et vanatädile on oma manga ja mingile teismelisele on oma manga, žanr lausa, eks ju. Ja et kõik inimesed loevad, meil ju ei loe tavaliselt ju inimesed koomikseid, et see on mingi noorte ja laste ja võib-olla siis sealt et need, kes jõuavad juba 30-ndatesse, nad lihtsalt nagu jätkavad nagu oma mingit lemmikasja, aga Jaapanis on see ühiskonna lõikes, et ta pakub kõigile. Ja loomulikult on ka see, et siin 21. sajandil on olnud vist 2000, kuskil sealt 6.–7. aastast on olnud riiklik kampaania. Tähendab, popkultuur on rakendatud soft power'ina Jaapani reklaamimiseks. Ja sellepärast nagu me võime näha ülemaailmselt siis. Just, suunatud nii-öelda ja neid manga ja popkultuuri karakteritega, näiteks Jaapani kaitsejõud, lennukite peal on manga karakterid. Kaitsejõud reklaamivad Twitteris ehk X-is ennast ka selliste manga karakteritena nii-öelda. Et see on niivõrd levinud, et me ei kujutaks ette, kui meie kaitsejõududel Eesti sõjaväel oleksid mingisugused loted kuskil, eks ju, ütleme niimoodi, või sipsik oleks nende maskott, me ei kujutaks seda ette, aga Jaapanis on see täiesti normaalne. Ka omavalitsustel on oma maskotid, mis on sellised popkultuurist nagu sellest mõtteviisist lähtuvad, ütleme, need on täitsa omaette fenomen. Et ühesõnaga, ta on niivõrd levinud ja kuna ta on tehtud riiklikuks poliitikaks, et sinna juurde veel kuuluvad muidugi, et üks on popkultuur ehk anime ja manga, popmuusika on ju, aga seal on ka näiteks traditsiooniline kultuur ehk teetseremoonia ja sellised asjad, et seal on nagu see pakett on mitmekesisem. Ja siis aga toidu ja joogi teema. Just, et üks ongi see, et kuna see on, ja see on nagu välja töötatud, kuidas seda teha, milliseid karaktereid, ühesõnaga see on nagu, see ei ole mitte niimoodi, et me võtame mingisuguse oksendava siili, lihtsalt keegi mõtleb välja, vaid seal taga on nagu nii sajandite pikkune asi, millest nagu see asi on tekkinud. Et sellepärast on see, ma arvan, et on nii populaarne endiselt. Ja see on vatka teadlik tegevus. Ma ütleks, et kuidas suhtuvad ameeriklased Jaapanisse. Et minule tundub, et on väga suur põlvkondade vahe, et kui mina võtan sellise oma ämma põlvkonna, et ta võis mulle halvasti öelda vahel, et ma olen nagu sakslane või ma olen nagu jaapanlane. Nagu naljaga pooleks, aga tegelikult see on halvasti öeldud. Et kui ma üritasin kuskil õigeks kellaajaks jõuda, siis ma olin nagu sakslane ja kui ma tahtsin igast asjast pilti teha, siis ma olin nagu jaapanlane. Ja siis, kui ma vaatan nüüd nagu võib öelda, et endast põlvkond nooremat, oma tütre põlvkonda, siis seal ei ole minu arust sellist taaka, et nad suhtuksid Jaapanisse kuidagi kahtlustavalt, vaid et nad ootavad käsipikal seda, mis Jaapanist tuleb. Aga ma ei tea, mida arvavad jaapanlased ameeriklastest, kui võtta seda mälu, mida on Ameerika neile teinud eelmisel sajandil ja kui võtta ka neid uudiseid viimastest aastatest ja viimastest nädalatest, Ameerika kui selline rammiv politseinik, siis nagu jõuga rammib ennast maailmas, aga tegelikult selline kultuuriline dominant on minu arvamust mööda hästi palju Jaapan. Et mida Jaapan arvab Ameerikast? No seda on väga keeruline niimoodi minul tegelikult nagu üheselt väita, et mida Jaapan arvab, aga ütleme niimoodi, et lihtsad jaapanlased, minule on see olnud alati üks suur müstika ja ma olen selle üle palju mõelnud, et kuidas saab niimoodi olla, et sinu rahvaga on tehtud niimoodi ja sa armastad ikkagi seda konkreetset riiki ja rahvast, kes sinuga on niimoodi käitunud, sest et kui me mõtleme nendest Hiroshimast ja Nagasakist, eks ju, mina arvan, et eestlane ei annaks andeks. Ja tegelikult mina arvan, et sisimas ka jaapanlastel ei ole sellist
nad lihtsalt võtavad seda pragmaatiliselt, ütleme niimoodi, et see on, et noh, sellest on väga palju aega möödas, jällegi inimestele on seda riikliku poliitikana selgeks tehtud, sest ega alguses ju olid jaapanlased väga sellele vastu, et Okinawale ju tehti ju ameeriklaste baasid ja sõjaväebaasid ja need on seal siiamaani ja sellega on väga palju probleeme ja see on, ütleme nüüd viimase 10 aasta uus nähtus, et selle vastane, baaside vastane, Ameerika vastane tegelikult protesti liikumine, kodaniku liikumine on väga tugev, seda ei ole kunagi nii tugev olnud, nagu viimastel aastatel on olnud. Ehk see on ka nagu võib-olla üks märk sellest, et tavaline inimene siiski ei ole mingite asjadega rahul, eriti kui on toimunud ka mingeid intsidente Jaapani sees USA sõjaväelastega ja muid asju, mis nagu on pannud neid küsima, et kas me jaapanlased oleme oma maa peremehed või ongi nii, et seal, kus on baas, see ei olegi enam Jaapan. See teema tuletab mulle meelde, et kuna ma tegelikult elan Võrumaal ja seal on see Nursipalu teema ja siis mingil hetkel jagati just neid teemasid ja väidetavalt kustutatakse internetist neid Okinawa baasi juhtumeid. Just, absoluutselt. Ja, ma olen täiesti veendunud, et Eesti meedia üldiselt on väga nagu selektiivne. Mõned, ma olen näinud siin viimastel aastatel mingeid selliseid uudiseid, kusjuures Rahvustelevisioonis, mida ma mõtlesin, et okei, et see võib-olla, et kõlbaks äkki kuskile kollasesse meediasse, aga et miks te tõlgite mingit sihukest asja, pealegi see on väär info ja eriti mis tuleb Aasiast ja ilma kommentaarita, et okei, kui sul on kästud, et tõlgi see ära või ma ei tea, mingid uudised peavad kindlasti olema, siis paluks kommentaari sinna juurde asjalikku, mis nagu näitaks seda õiges valguses, et see on nagu üks probleem, et ma üldse ei imesta, et me ei saa teatud uudised filtreeritakse ära. Aga tegelikult ka ei ole mõeldud ainult, et Eesti meedia kustutab, vaid üldse rahvusvaheliselt ega Jaapani meedia, et on need Okinawa baasidega seotud mingisugused juhtumid, et kus mingisugused Jaapani tüdrukud kaduma ja siis on need juhtumid mõne aja pärast kuskil ära pühitud. Mitte ainult see on hoopis suurem probleem, kuna see, kuidas on aastakümneid seal toimetatud ja ega need baasid ei ole ainult ju Okinawal, et terve Jaapan on neid täis, isegi Tokyos on baas, mida te ei märka lihtsalt, aga mina olen näiteks kohtunud isegi nende mereväelastega, Ameerika mereväelastega, kes seal baasis, mul oli suur üllatus, et Tokyo lahes on baas, okei. Aga need on igal pool lihtsalt, ega sa ei näe, ma olen elanud Vasedas, kus ei ole mitte ameeriklased, aga on nende oma kaitseväeüksused ja ega sa neid ei pane nagu niimoodi tähele, sest nad ei tegutse sul kogu aeg tänavatel. Aga seal on ju aastakümnete jooksul on, eriti Okinawal on ju tohutu loodusreostus, mis on tehtud. Kõik need mürgid, solgid, mis sealt baasidest jäävad, on ju lihtsalt visatud loodusesse ja seda vabatahtlikud tänapäevani koristavad ja korjavad. Et niisugused probleemid ka, mis on keskkonnaprobleemid. Et mitte ainult, eks ju, mingid need koledad juhtumid, mida on ikkagi harva olnud, aga kogu see nii-öelda ükskõiksus Jaapani kohaliku inimese vastu, mis sealt nähtub, eks ju, see tekitabki viha ja protesti. Juhtkonnal oleks õigust seda lõpetada. Ei ole, seda on nagu proovitud ka igatepidi, eks Jaapani erinevad valitsused on seda protestinud ja püüdnud nagu kuidagi mingeid lahendusi leida ja neid ka baase nii-öelda kinni panna ja ühesõnaga seal on püütud seda teha, aga kuna Jaapanil on ikkagi kõige suurem välisoht, on ju Põhja-Korea. Ja need uudised ka enam nagu väga ei jõua, juba mitu aastat ma ei ole nagu pannud tähele, et meie meediasse üldse kuidagi jõuaks, aga Põhja-Korea ikkagi lennutab oma neid rakette ju kogu aeg Jaapani vetesse ja ka üle Jaapani. Et kui mina nagu neid esimest korda nagu neid uudiseid lugesin, siis mul tekkis täitsa õõvastav tunne, et tänapäeva Jaapanis on nagu õhuhäire. Inimesed peavad varjuma sellepärast, et Põhja-Koreast tuleb rakett ja kuna need on üsna sellised kehvakesed, siis mitte keegi ei tea, kus kohas ta maha kukub, eks ju. Et see on nagu reaalne oht
ja selle eest Jaapanil ei ole ju põhiseadusega, konstitutsiooniga sätestatud 9. paragrahv on see, mida aastakümneid juba on tahetud muuta, aga mis sätestab, et Jaapanil ei tohi olla sõjaväge. Nendel on kaitsevägi. Seda nad on nüüd viimasel mingil 15 aastal suutnud erinevad valitsused ikka nagu laiendada, näiteks on loodud merevägi, mida neil ennem ei olnud, igasugused võimekused, kaitsekilbid on ju, Tokyol on näiteks olema, suurtel linnadel on kõigil raketikaitsekilbid on ju, mida ennem ei olnud. Praegune peaminister Takaichi, naisterahvas muuseas, esimene Jaapani naispeaminister, väga jõuline karakter, on öelnud ka seda, et võib-olla neile ei piisa USA tuuma nii-öelda umbrellast või vihmavarjust, et ridade vahelt, seda mõnes artiklis ka nagu välja toodud, Jaapan võib tahta endale ka tuuma, sest et tal on vastas ju sellised vastased ja ei ole üldse kindel, kas Ameerika viitsib või jätkub tahtmist, kui midagi juhtub, Jaapanit päriselt kaitsta, sest ka Taiwaniga on probleeme. Jaapani praegune peaminister on öelnud, et nemad asuvad Taiwani kaitsele. Jaapanil ei ole ju naftat. No vot ongi. Ressursse ei ole. On siis ongi. aega minna teda kaitsma. No ongi nii, et tegelikult praegu ma ütleks, et Jaapan, kuna Jaapan on ka NATO-ga ainukene Aasia riik minu teada, kes teeb NATO-ga juba ikkagi viimased 10 aastat väga tihedat koostööd, ta on nagu selline, ütleme, sõbralik allianssi sõberriik nii-öelda, ta ei kuulu allianssi, ta ei saagi kuuluda NATO-sse on ju praegu, aga ta on nagu selline suur toetaja, on osalenud erineval viisil õppustel, mitte alati nüüd sõdurite ja relvadega, on osalenud näiteks ka, ütleme, Ameerika toetajana Iraagis ja väga paljudes konfliktides, mõnel pool ka viimase mingi 10 aasta jooksul ka sõduritega ja tegelikult ta on väga aktiivne, ta on lääne sõber, ta on Euroopa Liidu üks suuremaid partnereid ka, vabakaubanduspartner meil. Ja et kui ma nüüd küsin niimoodi, et kes on Jaapani olulised teised, et USA on kindlasti oluline teine ja kui ma küsin niimoodi, et kes on Jaapani vaenlased, siis me saame kohe aru, et on Põhja-Korea, kuigi ega ka lõunakorealased ei armasta jaapanlasi, hiinlased ei armasta jaapanlasi, seal on kõik see ajalooline taak. Aga kes on jaapanlaste sõber? Kas üldse on nendel ka sõberrahvust? No seda nagu päris niimoodi ei saa nüüd öelda, et seal Aasias ei oleks neil sõpru. Mulle on seda öeldud, ausalt öeldes, et jaapanlastel ei ole Aasias sõpru, et nad on ajalooliselt piisavalt palju eelmistel sajanditel halba teinud nii-öelda. No nii on mulle öeldud, aga... Jah, see on nii on, et ma vaatan üldse nagu sõja teemale teisiti, et igasugune sõja alustamine on kuritegu, nii nagu praegu minu meelest ka mida iganes ei räägita, aga Iraani ründamine, see on kuritegu, seda ei tohi teha ja kui sõda kestab, siis muutub see kõigi osapoolte ühiseks kuriteoks, sest et kõik tahavad kõigi eest kätte maksta ja see läheb see ring lahti ja ei ole enam mitte mingit vahet. Vaata need jõujooned, et kes on see ajalooline viha on ju, et kus ei saa võtta ja teine asi on ka see, et loomulikult mina ei taha pisendada seda, mida teises maailmasõjas Jaapan tegi Aasias, siia kõrvale võiks inimesed natukene lugeda ja mõelda, mida tegid liitlased teises maailmasõjas. Need uurimusi on juba hakanud ilmuma, nii-öelda teine vaade, liitlaste kuriteod Itaalias näiteks ja mujal, ka Saksamaal on ju nii-öelda see vabastamine, ei olnud niisugune rõõmus vabastamine, massivägistamised, seesama asi, mida jaapanlased tegid Aasias. Nii et palun teeme silmad lahti, loeme natukene ja vaatame asja nagu vaatame
teise pilgu, aga noh, see selleks. Loomulikult hiinlased ei armasta jaapanlasi, korealastel on niisugused vahelduvad tunded jaapanlaste vastu, sest et jaapanlased neid okupeerisid väga pikalt, eks ju, et see kõik on mõistetav, eks ju, kes me ikka armastame neid okupante, kes tulevad meie kultuuri alla suruma, eks ju. Kuidas jaapanlased venelastesse suhtuvad? Venelastesse väga hästi ei suhtu, et siin peaminister Abe, eks ju, oli, kes kahjuks atentaadi läbi, atentaati ei saa öelda, sest siis ta ei olnud enam peaminister, aga ikkagi surma sai, aga üks väga esimene, ma ütleks, jõuline selline Jaapani välispoliitikas tegev peaminister. Tema üritas Putiniga tangot mängida natukene või tantsida, kutsus isegi endale kohe koju külla ja kõik ja puha ja see käis ikka mitu aastat, huvitav oli vaadata. Aga nemad tahtsid ikkagi saada oma Kuriili saari tagasi. Loomulikult ei ole Putin valmis mitte midagi tagasi andma, aga jaapanlastel kuidagi tekkis nagu selline sinisilmne ootus, et äkki, et kui nüüd nii nagu hästi läbi saavad ja majandusabi annavad ja majandust turgutavad Venemaal, et siis nagu õnnestub, ei õnnestunud, et üldiselt nad venelasi ei salli, sest see, mida ikkagi venelased on teinud just nimelt seal Kuriili saarte ja ka Sahhalin oli ju jaapanlaste oma ju enne Suur-Sahhalini saar, et meie teame ju ainult Nõukogude ajast, et Nõukogude Sahhalin, tegelikult ajalooliselt oli see Jaapani põhjaterritoorium ja loomulikult teavad eriti need, kes elavad Hokkaido saarel, nendel on ju veel nagu hõimlasi ja sugulasi seal ja nad on väga hästi kursis, mis seal on toimunud ja mismoodi on nende kohalike inimestega käitutud ja kuidas on seda loodust seal rikutud, reostatud ja vägistatud, eks ju, ütleme niimoodi. Et venelastesse neil mingit sooja suhtumist, eriti praeguse peaministri puhul ei tule kõne allagi. Aga teine pool, millest ei teata Jaapani puhul on see, et jah, jaapanlased on tegelikult ju oma teise maailmasõjas korda saadetud kuritegusid selles mõttes kahetsenud, et pärast sõda kõik need aastakümned on nad sõna otseses mõttes näiteks Kagu-Aasiasse raha sisse pumbanud. Et kui näiteks pakutakse ka mitte ainult majandusse, aga ka kui näiteks pakutakse stipendiumeid õppimiseks Jaapanisse, siis need stipendiumid, mida pakutakse Kagu-Aasia rahvastele, on kordades suuremad, nõudmisi mitte mingisuguseid ei ole, et nii nagu näiteks Eestistki peavad üliõpilased stipendiumi taotlemiseks tegema saatkonnas eksami, siis valitakse, konkureerima peavad, teistes riikides on see konkurents veel suurem ja stipendiumid on väiksemad tegelikult, siis see kõik näiteks, ma ütlen, see näitabki, et Kagu-Aasial on nagu eelised, et nad võtavad nagu hea meelega, toovad Kagu-Aasiast inimesi õppima, tööle ja nii edasi, eks ju. Et see on ka võib-olla üks nagu selline kummardus, see ei ole küll nagu otseselt ei ole öeldud, et vabandust, et me igasuguseid koledusi seal teises maailmasõjas tegime, aga minu meelest teod räägivad rohkem kui sõnad. Et see on see, mida inimesed nagu võib-olla laiemalt ei tea, et millega Jaapan nagu tegeleb tegelikult näiteks mujal Aasias. Seda ma ei teadnud. Ja näiteks see ka, et alternatiivset nii-öelda õiguspärast, ühesõnaga juriidiliselt korrektset ettevõtlust tasakaaluks Hiina siiditee projektidele, mis on täiesti nagu allutavad, kohalikku elanikku röövivad, allutavad ja anastavad, eks ju. Et nad pakuvad alternatiivseid projekte ja õnneks see on kõik käima läinud, ehk siis tasalülitavad seda Hiina mõju Aasias, mis on väga tervitatav nähtus jälle, et poliitiliselt väga oluline mängija Aasias. Ma ütleks ainukene selline, kellel on nagu missioonitunne, et nagu me ennem rääkisime, NATO-ga koostöö Kagu-Aasias majanduslikult mõjutada, et Hiina mõjusid sellist röövkapitalismi, hiinalikku röövkapitalismi seal vähendada. Selle mõjusid on ju, sest jaapanlased on ettevõtluses väga korrektsed, selle nad õppisid ikkagi ameeriklastelt väga hästi selleks, autoriõigused kehtivad, Hiinas ei kehti näiteks, eks ju, plagiaati Jaapanis sa ei saa teha, on ju, et ta on nagu selles mõttes Aasias ikkagi üks selline nagu läänelik riik, ma ütleks.
ja Meile meeldib selline, et mulle näiteks meeldib autorina, et nad autoriõigusi kaitsevad, tegutsevad seaduskuulekalt, ei peta sind. ja nad on väga Just, arusaadavad absoluutselt, jah. ja ongi eestlasele arusaadavad Just. ja see avaks meile täieliku uue teema, mis on see, et oled ilmselt nõus, et üks Jaapani rahvas, sõberrahvas on Eesti rahvas, Absoluutselt. kellel on nii palju sarnasusi, aga ma arvan, et me selle teema jätame meie järgmisesse kohtumisse, sest sellega on niivõrd palju põnevaid nüansse, kus me võime minna ei tea kaugele ajalukku, keelte sugulusse ja nii edasi, aga ma arvan, et tänaseks me lõpetame. Ma kindlasti loodan, et me kohtume veel selles podcastis ja ma korraks ütleksin ka seda, et vaata see Minu Jaapani raamat, millest me tegime kordustrüki hiljaaegu, on täiesti fenomen. Kui see raamat oli saanud otsa, siis see, mis hakkas, ma ütlen kirjastajana, et järelturu hind läks niivõrd kõrgeks, sellel raamatul oli nii suur vajadus. See näitabki seda, kui palju on Eestis kogu aeg peale kasvamas neid noori inimesi, kes vajavad sellist, no väga kiidan su raamatut, et ta on põnev lugemine ja samas tohutult hariv. Ja siis me tegimegi uue trüki. Ma sain aru, et see oli sul algusest peale vist mõeldud niimoodi, et sa kavalalt tegelikult tekitad eestikeelse populaarteadusliku õpiku Jaapani kohta, see Minu Jaapan. Jah, et tookord see oli ikkagi ju selle sarja algusaastad ikkagi, Oli, see jah. 2011, et ega ma arvan, ta ise ka ei teadnud, kuhu see läheb väga hästi. Ei olnud veel nagu väga palju neid raamatuid ilmunud ja kui sa mulle selle pakkumise tegid, siis ma just mõtlesin, et sellel ajal ei olnud veel mitte ühtegi Eesti autori kirjutatud sellist Jaapani ühiskonda, kultuuri käsitlevat niisugust raamatut. Ja siis ma mõtlesin, et ma kavalalt nagu seon need teemad nagu, õigemini ma tegin nagu niimoodi, et mõtlesin järgi, et mis on need minu Jaapanis käigud, sest käidud on rohkem, eks ju, et ma kõigist ju seal ei räägi, aga need valisin välja nagu need käigud, millega mingeid teemasid siduda, et pigem oli niipidi, et ta ei olegi ju reisiraamatuks mul mõeldud. Absoluutselt, Selles mõttes ta on rännak, aga ta on ikkagi rännak Jaapanisse. ja ajas ja ruumis ja Just, kultuuris ja just, kihtides väga soovitan ja ma arvan, et kõik, kellel on praegu olnud huvitav, minul on olnud väga huvitav sinuga neid teemasid siin hetkel arutada. Kõigile soovitan ka Minu Jaapani raamatut ja kohtume veel. Ja, kindlasti kohtume.